Uue põlvkonna Dodge Charger on justkui nagu regeneratsiooni läbi elanud endine legendaarne paarijoodik, kes ühel päeval paari tagasipöördumisel teavitab ta kõigile, et ta on täieliku metamorfoosi läbi elanud ja edaspidi edendab ta vaid karskeid eluviise ja loodab, et tema säilitanud macholik olemus aitab ümber veenda ka tema vanu kamraade. Aga kuna paraku paari auditoorium pole vahepealse ajaga muutunud, ei saa nemad sellisest uuest ideoloogia vahetusest möhkugi aru ja püüavad kohe Chargerit ümber veenda, et kuule, see olid ikkagi palju lahedam, kui sa selle 8-liitrise pokki endale alati hinge alla keerasid. Ja lõpuks vandub Charger alla ja ütleb, et no hea küll, et ma võin ju ühe 6 paki ikkagi hinge alla panna ja loodab, et see on kompromiss oma vanade kamraadide ja uute karskete eluviisidega, kuid ka see ei suuda tema kamraade kaua lohutada ja lõpuks ütlevad nad ikka, et kuule, sa pead selle 8-liitrise pokki hinge alla panema, vaata kui hästi see sinu macholiku väljanägemisega kokku sobib ja siis ta annabki alla ja unustab ta täielikult ära need puhtad siirad mõtted, millega ta ühel kenal päeval sinna paari kunagi tagasi pöördus. Tere tulemast taas kord kaasale oma naisluksuri proovisõidu saatele. Uue põlvkonna Charger sai hoolimata oma ülisarnasest eelkäija Challengerist, kes pruukis aastakümneid suuri vabalt hingavaid V8 mootoreid, hinge alla endale hoopis elektriajami 2 elektrimootorit, mis koguvõimsuseks andsid talle 456 hobujõudu nelikveo, kuigi veel vägevamalt oli tal olemas 670 hobujõudu ja on ka siiani, aga vaevalt, et seda keegi enam soovib. Läbisõidu ulatus 500 kilomeetrit, kuid suurema jõulisusega versioonil kahanes see 370 kilomeetrine kõigest kiirlaadjast täislaadimine 30–80% kõigest 30 minutiga, kuid kui sa panid ta täiesti tavalisse koduvooluvõrku, on kirjas, et pidid ootama mõned päevad. Tagaistujate jalaruum oli talle võrdväärne oma eelkäija Challengeriga, kes edastas seda pika puuga võrreldes oma konkurente Camorot ja Mustangit ja see on jätkunud uuel põlvkonnal. Lisaks on talle pagasiruumis üüratult 600 liitri jagu ruumi. Kereversioonides on ta 2-ukseline või 4-ukseline, aga möötmetelt ta selle eest ei muutu sugugi. Elektri Daytona nimekandval mudelil on Scatback varustuses 20-tollised valuväljed, sportvedrustus, Brembo pidurid, sõidurežiimid, 16-tolline digitaalne näidikupaneel, head-up display. Lisavarustuses annab juurde pookida veel adaptiivsed amortisaatorid, 360-kraadise kaamera ja tagaspoileri. Ühe pedaali režiimis on ka võimalik elektri-chargeriga sõita, kuid siis tuleb tal erinevaid kommalisi kolksatusi ning lisaks sellele on hoolimata sellest, et ta on elektriline, teeb ta koledat V8 kõlarist imitatud mootorjurinat, mida on väga raske ju seletada kunagi aastakümnete pärast, kui ühtegi inimest, kes ühtegi sisepõlemismootorit enam mäletaks elus pole, et mis lärm see selline on. Interiöör toob sinule seemisnahast istmed, 8-käiguline automaatne klassikaline käigukast sisepõlemismootoriga versioonil, juhtmete Android Auto, Apple CarPlay ühendusvõimalused, multimeediasüsteem on natukene aeglane ja leiab ka heal Ameerika autol omaselt vanad head kõva plastikut. Aga kuna tema kamraadid seal baaris ei saanud üldse aru, et miks selline 1960-ndatest inspireeritud disainiga Charger ennast ainult karsklasena müüb, ütlesid, et nad viskavad ta koheselt välja, kui ta endal ühte 6 pakki hinge alla kohe ei keera. Seega ta nõustus ja mootoriruumi lisati 3-liitrine kaksikturboga V6 bensiinimootor, Huracani nimekandev mootor, millel 420 hobujõudu ja alati nelikveoline. Kuid hetk peale seda, kui tema sõbrad olid suutnud talle 6 paki uuesti sisse manustada, mõistsid nad, et
Nüüd on Charger küll oma karsketest eluviisidest valgusaastate kaugusel ja palju lähemal paari leti peal asetsevale V8-le ja oli jäänud vaid üks küsimus, kuidas talle see ruttunud hinge alla manustada, et iga viimanegi mõte karskest eluviisist ära unustada. Ja hoolimata Chargeri püüdlikutest vastuväidetest, et see tema uue kere vahele väidetavalt üldsegi enam ei sobitu, ei hoidinud see paari tema vanu kamraade tagasi hoidmast. Ja nüüd ongi Charger jõudnud oma kauaoodatud taandarenguga nii kaugele, et vabalt hingav Heavy V8 bensiinimootor olevat peaaegu juba tema mootoriruumi sobitatud. Ehk kokkuvõttes täielikult ideoloogiliseeritud täiskasvulasena ei saanud keegi aru, mille jaoks peaks selle vägeva macholiku Chargeri eest maksma 50, 60 või 70 000, kuid oma vanade surmapattude ohvriks langenuna on väga paljud näinud temas võimalust, et miks mitte ükskord veel täie raha eest lõbutseda. Selline oli sellekordne naispuksru provisõit ja selline on uhi uus Dodge Charger. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni liigelge ikka turvaliselt.